Nii, aga meil on nüüd sihuke hea taust, väga üldine, aga siiski tugev teie kohta ja teie tegemistest olemas. Aga me oleme täna siin ikkagi selleks, et rääkida tehisintellektist. Teie ise olete ilmselt selle kasutajad ka, vastab tõele? Kas te veidikene annaks ülevaadet, millised on need viisid, kuidas teie igapäevaelus või professionaalses elus tehisintellekti kasutate? Nii, töötab seda. Et kommunikatsioonitöös on ju kirjutamine üliolulineks ja ma kasutan päris palju ChatGPT-d loomulikult, siis seda, miks ma enne küsisin sellise võib-olla mitte kõige taktilisema veidi taktitu küsimuse, et kas sa tegid need ülevaated tasulise või tasuta versiooniga selle tõttu, et tasuline versioon on siiski palju-palju parem. Ja olen sinna teinud, kui ma hästi lühidalt kirjeldan sellist igapäevatööd, olen sinna teinud endale oma sellise väikese agendi või abimehe, panin talle nimeks kirjanik. Olen sinna ja proovin teda nüüd õpetada hästi kirjutama eesti keeles, et ma olen sinna laadinud, ütlen tagasihoidlikult enda kirjutatud teksti, et kuna ma pean ennast või söandan pidada veel selliseks algupärase eesti keele valdajaks, ja proovin siis teda õpetada kirjutama neid vajalikke tekste selle baasil, mida ma olen varem ise kirjutanud ja kuidas seal ka mingid vajalikud formaadid on siis ees. Ja siis meil on selline väga sõbralik koostöö, siis ma vahepeal ta toimetab mulle mingi teksti ära, teeb seda täitsa hästi, siis ma parandan seda, siis annan talle uuesti, et vaata üle, mis parandused ma siin tegin ja võta neid järgmine kord arvesse, siis ta täna viisakalt kiidab mind nende paranduste eest ja siis me lähme jälle edasi, et temaga on väga meeldiv koostöö üldiselt. Millist tarkvara sa selleks kasutad? ChatGPT 4.5 versioon. Ja, sest neid on ju erinevaid ka ja ma ei teadnudki, et seal see botide või karakterite loomise võimalus üldse on. Mul on juba tekkinud ka tunne, et sinna peaks neid veel rohkem looma. Sealt muidugi ma juba näen tekkimas eetilisi probleeme, ma võiksin laadida sinna ju ka ma ei tea, Viivi Luike, Anton Hansen Tammsaaret ja Tõnu Õnnepalu ja öelda, et kirjuta mulle midagi nii, nagu nemad kirjutavad, eks, aga see võib-olla on juba mingi järgmine arutelu. Ma annan praegu edasi. Mina kasutan oma töös kõige rohkem Copilotit, sest kes ei tea, Tartu Ülikooli rahvas, seda saab tegelikult tasuta. Ja teine asi, jällegi Tartu Ülikoolilt tasuta, on ka Grammarly, mille tehisaru võimalused on minu arust väga head, aga tuleb ka tõdeda, et väga suur osa mu tööst käib inglise keeles. Ja ma juhin ingliskeelset õppekava, meil on rahvusvaheline projekt, mida ma juhin ja kipub olema niimoodi, et hästi palju käib inglise keeles. Et tõsi ta on, eestikeelsed versioonid minu arvates ei oska väga kirjutada ja tõsi on ka see, et ma puutun väga palju kokku oskamatu tehisaru kasutamisega tudengite poolt, kes järjekindlalt esitavad mulle kodutöid, kus keskel on mõni lause nagu mina ei oska midagi rääkida eetilistest väärtustest, sest olen kõigest masin, eks ole. Et minu jaoks ta on ikkagi selline väikestes lõikudes abimees, toon ka näite, Doodle'is on võimalik tehisaru abiga luua endale automaatselt siis kalendri abimees sisuliselt, kuhu saavad teised aegu panna, mis ühildub su Zoomiga, mis ühildub kõigi 4 kalendriga ja teeb elu palju-palju lihtsamaks. Teine asi, mida ma tihtipeale teen, kui ma ei viitsi ilusaid bürokraatlikke ingliskeelseid meile saata, siis ma panen faktid kirja, mis mul on vaja edastada ja ütlen, palun kirjuta meil, mis sobib akadeemiliseks suhtluseks rahvusvahelises konsortsiumis ja siis tuleb siuke mida on vaja tegelikult, aga mida mina väga ei viitsi kirjutada. Ja kindlasti tehisaru aitab ka uuringutes, et näiteks Max QDA-l on võimalik tehisaru abiga natuke kiiremat kvalitatiivset analüüsi teha. Ja samuti tehisaru on ju ka see, kui ma panen Excelisse numbreid ja ütlen, et tee mulle väike pirukas, sest et tegelikkuses seal on väga vähe tegemist sellega, et mina käsitsi peaks vaeva nägema, eks ole, valemid väga suures mahus on nüüd ikkagi mul kasutusel koos selle tehisaru abimehega. Ehk siis ta ei tee mitte midagi minu eest ära, aga ta on peaaegu igas töölõigus kuskil minuga kaasas. Jaa, ma olen viimased selline 2-3 aastat kirjutamise mõttes olnud nagu pensionil, ja seetõttu ma ei ole seda olnud kuidagi sunnitud või motiveeritud eriti kasutusele võtma, sest ma väga palju artikleid ei kirjuta praegu. Küll ma jagaks selle mõnes mõttes nagu kaheks, et ma teen podcast'e palju ja Covidi ajast saadik me salvestame kõik oma podcast'id nagu full remote on ju. Et mina olen ühes kohas, võib-olla ühes riigis, Taavi Kotka on kuskil mujal ja külaline on kuskil mujal.
ja see kuskil mujal tähendab, noh, meil on olnud nagu riidekapist rannani, eks ole, neid asukohti, kus inimesed on. Ja väga erinevate mikrofonidega, väga erinevates olukordades ja viimastel aastatel need helitöötluspluginad, mida sa siis kasutad, need on üliheaks läinud, no siis kaja eemaldus. Täiesti fantastiline, vanasti oli mega suur probleem, aga praegu ma saan, noh, stuudioheli on nagu palju öelda, on ju, aga ma saan nagu väga korraliku heli kätte paari hiireklõpsuga, mis vanasti võttis väga palju aega. No see ei ole nagu generatiivne LLM, eks, et aga noh, see näitab, et kuskil mingisugune AI ja ütleme, equalizerites ja kogu selles maailmas see on ka, ja siis see tarkvara, mida me kasutame, et tema on nagu väga AI-keskne, et ta põhimõtteliselt võimaldab mul ühe klikiga teha ekspordi koos videoga ja isegi subtiitritega sellest, mis me rääkisime. Eestikeelsed subtiitrid on ülinaljakad ja ei ole kasutuskõlblikud, aga no vähemasti ta proovib, on ju. Aga et ta paneb helinivood ja pildi ja kõik selle paneb paika, on ju, ja tegelikult ta isegi üritab ise üles otsida sealt mingid sotsiaalmeedia jaoks nagu sobivamad sellised huvitavad kohad, on ju. Et see nagu kind of toimib ja siis ma hästi palju tegelen ikkagi sellega, et ma kuidagi praegu lihtsalt vaatan ja mängin ja katsetan, et mis oleks nagu ajakirjanduses sellises nagu tootmiskeskkonnas võimalik, on ju, ja siin, kas see oli see nädal vist või kui tuli välja see ChatGPT uus pildigenereerimise mootor, mis muudab mängu nagu tõsiselt, et minge vaadake seda, ta vist on selle 4O või 4.0 peal, et nüüd ta lihtsalt ütled, et I need a photo of this and this and this, või võid isegi mingi pildi üles laadida ja ütled, pane korrale müts pähe, on ju, ja siis kõik toimib. Ja mis erinevalt veel eelmistest, et ta võimaldab seda pilti kuidagi itereerida, et sa ütled talle, et genereeri mulle mesilane aasal, ja siis ta teeb sulle, siis ta ütleb, et kuule, aga võtame, võite öelda, et võtame selle sama pildi, aga tee mesilane siniseks. Et see oli vanasti võimatu, on ju. Et nüüd ta teeb ka seda. Ja siis üleeile ma istusin Tallinnas ühel meediakonverentsil ja see oli just välja tulnud. Siis ma genereerisin, panin Facebooki endale pildi, et lasin joonistada Tallinna Raekoja platsile mega suure lava. Nii suure, et ta on nagu suurem kui need majad seal. Ma ei tea, võib-olla keegi on näinud. See on avalik, võite minna vaatama. Ja siis genereerisin nalja pärast ja see oli selline nagu kliimaaktivistide nagu message'itega, mingite bänneritega nagu tohutu suur lava. Hästi realistlik nägi välja ja siis genereerisin sinna ka pressiteate ChatGPT-ga kõrvale, mis võttis 5 sekundit, kuidas siis õhtul tuleb kliimaaktivistide üllatuskontsert nagu Tallinna Raekojal ja et see lava pandi öösel salaja püsti. Ja ühesõnaga mingi selline jama on ju. Et mänguasjana ma kasutan päris ajakirjandusliku tootmisesse, kui ma täna toimetuses kuidagi töötaks, on ju, et ma ei julgeks talle öelda, et kuule, et töötaja AI, et istuge maha, siin on teie laud ja hakake tootma, on ju, et päris nii mitte, aga täpselt nii, nagu teised rääkisid, et on hästi palju neid kohti, kus sa saad teda nagu kasutada ülesannete tegemiseks, aga see vana hea tõde kehtib, et sa saad talle anda ainult neid ülesandeid, millele sa ise juba vastust tead. Et ta teeb mingid asju ära, aga sa pead nagu üle, ta on nagu praktikant natuke. Kui võin täiendada, et mida temaga saab teha, siis jah, võib-olla selline usin praktikant on ju, et kes kirjutab sinu märkmed üles, aga temaga saab üsna hästi teha seda, et kui sul on endal, et sa lülitad selle välja, üldse seal on võimalus lülitada välja selle, et ta otsib sulle veebist lisainfot, on ju. Et sa sisestad ainult oma märkmed mingisuguse asja kohta, mis sul on tehtud, ja siis ütled, et tee sellest mulle artikkel, jälgides neid samu stiile, mis ma olen sulle ette söötnud sisse, on ju, ja et selle loo point peaks olema see ja see, on ju. Ja siis ta teeb täitsa korralikke asju ja võib-olla see on kuidagi kasutatav ka ajakirjanduses, sest kusagilt juba väljast otsimisega tuleb kindlasti nagu iga fakt ju üle kontrollida. Väga palju huvitavaid mõtteid ja inspiratsiooni. Ja ma arvan, et väga paljud teist inimesed kasutavad ka mingeid sarnaseid lahendusi juba loodetavasti enda elus. Aga kui ma tehisintellektilt ise küsisin, mis soovitusi tema eraelus kasutamiseks annab, siis tema vastas näiteks niisugused 3 võimalust. Automiseerimine, andmeanalüüs ja tööprotsesside optimeerimine. Ehk siis ta tõi välja ka selle, et see rutiinsus ja ajamahukate ülesannete kiiresti ära tegemine on see, mida tema kõige paremini oskab. Nagu ka teie jutust ju tegelikult välja tuli. Aga veidikene kõlas juba seda mingite hirmude poolt ka teie jutus, et midagi ei julge või päris nagu nii, lollikindlalt nagu usaldada teda siiski ei saa või et ajakirjanduse toimetuse töös nagu teda niimoodi copy-paste nagu kaasama ei hakka. Et millest need hirmud siis tulevad või kui skeptilised me peaksime olema siis selle osas, mida tehisintellekt meile vastab või mis infot ta annab?
meil näiteks on tööalaselt on meil, Miltonis on kokku lepitud see, et me ei pane mingisugust konfidentsiaalset infot sinna üles. Et isegi kui me seal töötleme mingeid tekste ja asju, et seal ei tohi, ja ma arvan, et sama on kindlasti ka ajakirjanduses, toimetuses töötades, tundliku infoga töötades, et sinna ikkagi ei tasu panna üles midagi, mida sa ei taha, et veel avalikuks saab. Ja just see organisatsiooni kontekst võib-olla on see, mis huvitaks. Ja Tartu Ülikoolis ka loomulikult isikuandmekaitse on meil väga tõsine, et see on sellises suures bürokraatiamasinas töötamise juures hea asi, et ma tean, et mu seljatagune on kaitstud, sest meil on nii palju nii ärritavaid reegleid, et see peab olema täiuslikult joone järgi tehtud. Ja noh, et kui me kasutame seda õppejõududena, siis ma arvan, et kõige rohkem ongi küsimus selles, et sa vaatad üle süllabusi, näiteks palud süllabuse läbi analüüsida vaatenurgast, et sa oled just keskkoolist tulnud õpilane, kes esimest korda on ülikoolis, mis on kohad, mis võiksid olla raskesti mõistetavad, on ju. Et see isikuandmete koht tähendab ühtlasi kahjuks ka seda, et mingisugused asjad ei saa olla minu jaoks tehtavad GPT-dega, on ju, just sellepärast, et mul on vaja, et need jääksid ainult minu arvutisse, mitte ei läheks rändama kaugustesse. Ja et see on ikkagi ka, ma arvan, väga oluline öelda, et see hirm on põhjendatud. Me näeme ju olulises mahus praegu erinevaid siis kohtu case, peamiselt küll USAs muidugi, kes alati seal on suunanäitajad, aga seoses sellega, et ei ole niisugust asja, et sa konfidentsiaalse info tagasi saaksid. Et kui sa selle oled juba sinna üles laadinud, siis see on osa GPT-st. Välja arvatud juhul, kui teil on tasuline versioon ja te lülitate välja selle, et kõik, millest te räägite, on kasutatav siis selle sama mudeli edasisel treenimisel. Selle väga pika jutu point on see, et oma arvuti eest on vaja saladusi pidada taaskord. Me oleme jõudnud sinna tagasi, kus see ei ole vandenõuteoreetiline jutt. Kui teil on geniaalne idee, mida kellelgi varem pole olnud, siis ei tasuks seda hakata esimese asjana põrgatama tasuta versiooniga, mis iganes GPT-st. Võib-olla teine asi, millele veel rõhuda, on ka siis see, et need kohtukeisid näitavad meile, et on põhjust kahtlustada, et kõik see treenimine ei ole väga eetiline ja seda juba puhtal lihtsal põhjusel, et need andmemahud on uskumatult suured. Loogika ütleb, kõik see ei saa olla kvaliteetne info. Et kui me nüüd näiteks toetame oma õppetöö suures mahus, armsad tudengid, toetame sellele armsale versioonile GPT-st, kuhu on sisse söödetud kõikide YouTube'i videote transkriptsioonid. Mitte parimate, mitte kontrollitud, kõikide. Te ju saate aru, et selle keskmine tase, mis sealt välja tuleb, ei ole hea. Ja kokkuvõttes Marjustin on ka öelnud, et ChatGPT teeb tõesti ära töö kõige rohkem C-tasemel, seda on näha ja väga kurb on olnud näha, et hästi palju on üle võetud ChatGPT-liku kirjutamisstiili ka siis, kui tudengid tegelikult ise inimese kombel seda kirjutavad. Me võiks ikkagi osata ennast veel väljendada kaunis eesti keeles ja mitte ainult erinevate listidena, vaid ka kasutades seostatud mõtteid. Ehk siis need hirmud selle ümber, et meie ajud kärbuvad, et meie õppeprotsessid muutuvad ja et meie andmed ei ole turvalised, on absoluutselt põhjendatud. Aga ei tähenda sellegi poolest, et seda tööriista ei tohiks targalt kasutada, minu arust. Et ma tegelikult kirjutan alla sellele, mis teised ütlesid, aga kui sa küsid, et mis on minu nagu mure või hirm, et siis ma annaks kasuta võimalust anda natuke üldfilosoofilisem vastus. Ja võib-olla teie teate või võib-olla keegi auditooriumis teab, levib ammu juba, on üks sellist näidet kasutatakse väga palju, et väidetavalt kuskil juba mitukümmend aastat tagasi mingisugune suur USA majandusleht, oli see Financial Times või Wall Street Journal, mis iganes, oli teinud siis oma lugejate seas küsitluse, eks, äriinimesed, lugejad, eks ole, ettevõtjad, juhid, et mis te arvate, et kuidas meie sisu kvaliteet, mis me siin kirjutame, et noh, kuidas te seda hindate, et kas me saame asjadele üldiselt pihta, kas me saame aru, millest me kirjutame. Ja siis inimesed vastasid ja keskmine tulemus oli ülihea, et praktiliselt kõik vastajad arvasid, et see majandusleht saab väga hästi pihta sellele, mis majanduses toimub, välja arvatud, ja praktiliselt iga inimene ütles, välja arvatud minu valdkonnas. Et need teised valdkonnad, et need on teil jumala hästi kaetud, aga see, mis te minu valdkonna kohta kirjutate, see on täielik soga. Ja see ei kannata mingit kriitikat, on ju. Ja minul on selle ChatGPT-ga täpselt sama moodi ausalt öeldes, et mulle nagu kogu aeg tundub, et ta saab nagu üli hästi aru ja ma saan sealt nagu jumala häid vastuseid, et ta on väga tark välja arvatud nendes asjades, millele ma ise nagu tean, sest
üldiselt on vaja nagu 3-4, noh maksimaalselt 5 küsimust, kui sa leiad, et wow, see oli ikka täielik jama, mis sa praegu ütlesid. Et sul ei lähe väga kaua aega, et komistada täieliku jampsi otsa, mis ei ole üldse tõsi, ja kui sa selle sinna sisse jätad, on ju, siis see lumepall ju hakkab veerema ainult, et siis see, mis oli jama, muutub järgmise päringu osaks ja nii ta läheb, on ju. Et minu hirm on, ja mitte minu hirm ei ole see, et me nüüd hakkame kõik seda kasutama ja mingi vale hakkab propageeruma, ma pigem arvan, et siin tuleb mingi ühiskondlik selline reset või et meie kuidagi arusaam sellest, mis on tõde ja mida uskuda ja mis üldse on, et ma arvan, et see tänu nendele chat-GPT-dele muutub, sest see muidu me lihtsalt sureme ära, on ju. Et muidu me paneme pitsa peale liimi või mis need näited olid. Et ajakirjanduses samamoodi, et ma olen kindel, et võib-olla mitte mingi kvaliteetajakirjandus on ju, võib-olla mitte sinu PR-büroo, eks ole, võib-olla mitte sinu uurijad ei hakka seda pimedalt kasutama, aga kuule, nagu 100 inimesest tänavalt, me leiame neid väga palju, kes hakkavad seda pimedalt kasutama ja seda jama tuleb sisse. Ma arvan, et see on selline evolutsiooniline nõue meile siis, et me kuidagi inimestena saame sellest üle, aga võib-olla minu hirm konkreetselt näiteks ajakirjandusega seotud on see, et me nüüd istume siin ja ütleme, et 3. küsimusega tuleb vastuseks täielik jama, järelikult me ei saa sellega midagi teha, järelikult see on mingisugune jama, järelikult me seda ei kasuta ja järelikult me lähme Wordi failide juurde tagasi, on ju. Et tegelikult see ei ole niimoodi, tegelikult selles asjas on kuskil ülisuur väärtus nagu peidus. Aga me peame ise oma mõtlemises ja käitumises ja töös ja kõiges oma ootustes tegema mingi nihke, on ju. Ja täna ei ole mitte kedagi, ma arvan, maailmas, kes oskaks öelda, et milline täpselt see nihe on. Sest see chat-GPT ja kõik need LLM-id ja kogu see värk areneb lihtsalt nii kiiresti, et keegi ei ole keegi ei ole jõudnud välja töötada vastust küsimusele, et mis toimib. Aga ainuke variant, kuidas me saame seda ka nagu ise oma valdkonnas, ajakirjanduse ja kommunikatsioonis teha, on proovida läbi kõik need asjad, mis ei tööta, eks ole. Ja varem või hiljem sa siis jõuad millegini, et aga see on jumala hea. Ja see võib olla hoopis midagi muud, see üldse ei pea tähendama, et ma söödan talle oma mingisuguse intervjuu või märkmed ja mulle tuleb vastu mingi perfektne Madis Jürgeni moodi artikkel. Äkki see ei tähenda seda. Ja tõenäoliselt ei tähendagi, aga kuskil seal midagi on ju, ja me peame nii kaua toksima haamrikesega seda kivi, kuni me leiame sealt siis selle üles, sest see midagi seal on ja mul oleks lihtsalt kahju, kui me seda ei teeks. Jah, ma olen selles mõttes nagu hästi nõus, et ma lisan siia, et seesama ChatGPT või mis iganes ta nimi on, eks, sel tehisintellektil, ta on tegelikult tööriist ikkagi. Ta ei ole see, kes teeb sinu eest asjad ära, vaid et ta on tööriist, mida sa ise pead oskama kasutada ja oskusliku kasutamise puhul, kui sa oled selle võimsa tööpingi nutikas operaator, ütleme siis nii, et sellisel puhul on temast nagu ikkagi kasu sinu mingisugust praeguses seisus mingite igapäeva tüütute tegevuste võib-olla lihtsustamiseks, aga kes teab, mis edasi saab. Ma korra veel lisaks selle puhul, mis just selle valeinfo leviku puhul üks oluline nüanss võib-olla, mis mulle ka muret valmistab selle asja juures, on see, et kui mina laen sinna oma neid materjale nagu hea eesmärgiga, siis ma olen mõelnud, et aga tegelikult on see suurepärane relv laadida sinna mingit täielikku jama, täiesti teadlikku valeinfot, mille iganes kohta, inimeste kohta, mis iganes, poliitilist propagandat väga halva eesmärgiga. Ja see jääb sinna kuskile sisse, see õpetab seda masinat. Et kuidas selliseid asju, kuidas selliste asjadega hakkama saada või mis selle vastu aitab, et sellele küsimusele ma ei ole ka nagu väga head vastust veel leidnud, et ega seda vist veel ei olegi, on ju. Võib-olla väikse anekdoodina siia vahele, et kuidas need LLM-id arenevad hästi kiiresti ja vastavad sellele, mis me nendega teeme. Et ma ei tea, kas te olete kuulnud sellest, et tegelikult oli justkui 2 välja tulemist sellel OpenAI-l, et ühe korra tuldi välja ja siis oli vaja jälle teha väike rekalibreerimine, sest et kui vaadata, millest inimesed räägivad, eriti algusaegadel on ju, kui oli täiesti uus tööriist, issand räägib nagu inimene, väga palju oli seksuaalset juttu, mis tähendab, et mudel muutus perverdiks ja oli vaja võtta uuesti, panna peale piiranguid, panna peale keelatud sõnu. Praegu näiteks, kui te proovite ChatGPT-st saada seksuaaltervise teemalisi vastuseid, te ei saa enam, sest esimesed katsetused olid lihtsalt, mida läheb inimene küsima, mitte tuumafüüsika saladusi, eks ole, tuleb välja. Ehk siis meie enda inimlik nõrkus ja see, et see mudel töötab ikkagi selle pealt, mis sisend antakse,
need kaks asja kahjuks või õnneks käivad, on ju, käsikäes. Ehk siis, kui me ise tõesti järjekindlalt tegeleme sellega, et veendume, et treeningandmed on jurad, vahet ei ole, kas me teeme seda läbi selle, väga suur osa treeningandmeid tuleb ju lihtsalt veebilehtedest. Loote näiteks 50 000 veebilehte, mis räägivad ajaloost, kus Eesti tervitas vapraid Venemaa sõdureid 9. või 8. mail, on ju, ja siis ühel hetkel ta hakkab andma vastuseid, et tõepoolest nii on, sest ta leiab neid vastuseid internetist. Ehk siis see tööriist tõesti, väga kirjutan alla, et see sõltub väga tugevalt sellest, mis on sisend ja kuidas sa sõnastad promptina ka selle, mida sa kätte tahad saada sealt. Ja aga mis need oskused või võimalused siis on selleks, et see tehisintellekt oleks partner, mitte konkurent? Et milliseid tööriistu me saame kasutada, et pöörata see enda kasuks, mitte enda kahjuks kõikide nende ohtude ümber? No kõigepealt olla muidugi hästi kriitiline mõtleja, eks, et mitte nagu uskuda kõike, mitte olla laisk, ka nii, kui sa tõid enne näite, et ma olen masin, on jäetud teksti, see ei ole rumalus isegi, vaid see on laiskus ju. Et sa ei ole viitsinud seda lugu isegi üle lugeda, mis sa seal lasid tal jutustada, on ju. Aga sellest peaks loomulikult nagu kaugele edasi veel minema, et olla ikkagi just sama kriitiline mõtleja, mõelda, kas see, mis sulle sealt ette anti, kas see on kõik tõsi, millised on need allikad, vaadata ka need allikad üle, sest eriti kui me räägime ajakirjandusest, siis siin ei olegi nagu valikut, ma arvan, et ajakirjanduse ka nagu tausta otsimisel ma ei ole isegi kindel, kas see on väga palju ajasäästlikum. Ta võib muidugi olla, aga mina ise käiksin kõik allikad üle ikkagi, et kas need on nagu õiged. Ma lasin üks päev teha endale sellise umbes 10 000 tähemärgise isiklikuks kasutamiseks ühe raporti indeksfondide kohta. Ja seal oli ka sellist infot, et mida ma arvan, et ma pean nagu üle vaatama, et kas ma usun seda, on ju. Sest sel teemal, see on ka nagu väga emotsionaalne teema praegu, sel teemal on ka kindlasti igasugust vahtu nagu üles klopitud igal pool. Et tuleb olla nagu kriitiline, just, et mitte nagu uskuda kõike seda, mida on kirja pandud. Aga see on üldse elus kasulik, mitte ainult tehisintellekti kasutades. Siit mul hakkab paistma, juba ammu tegelikult paistab selline mõnus naljakas situatsioon, on ju, et kus teie siin genereerite ChatGPT-ga C-väärilisi töid, on ju, ja Maial on mingi oma GPT, kes seda jama siis loeb seda. Ja siis on nagu, suures pildis meil tekib küsimus, et mis me üldse teeme siin, on ju. Ja see on nagu töökeskkonnas ju täpselt sama küsimus tekib tegelikult. Et kui mina võtan kasutusele mingisuguse GPT ja hakkan mingit turundusmaterjale ja müügipakkumisi sulle saatma, siis sul on tõenäoliselt mingi oma GPT, kes selle jamaga tegeleb, on ju, ja lihtsalt vahepeal on kulutatud hulk energiat, et see nullid ja ühed masinast tõlkida mingisuguseks eesti keeleks ja siis jälle tagasi nullideks ja ühtedeks. Et ma arvan, siin me nagu peame kalibreerima seda veel. Aga mis selle GPT-ga, ma arvan, me võib-olla just ka ajakirjanduses mõtleme natuke liiga kitsalt äkki sellele, sest mulle tundub, et üks asi, mida ta tõenäoliselt kindlasti võiks avada, on näiteks rahvusvahelised turud ajakirjandusele. Ma just üks päev käisin YouTube'is, on ju, otsisin sealt, ma ei mäleta, mingit videot. Video juures oli märge, et see tekst või see hääl või ühesõnaga see narration seal on masina poolt nii-öelda tõlgitud ja genereeritud. Mina ei olnud ausalt varem sellist kirja näinud, aga siis tuli välja, et see algupärane oli hispaania keeles, mida ma kind of nagu oskan, aga masin arvas, et väga hea, ja luges mulle ingliskeelse täisgenereeritud häälega fantastilise kvaliteediga ilmekalt, ilma ühegi nagu vea ja probleemita, see oli siis, YouTube ise teeb seda, eks ole. Aga nüüd kujutage ette, et võib-olla siin keegi tahab saada YouTuberiks, tõenäoliselt tahabki, eks ole, sest see on popp ja väga äge. Aga et sa võid seda siis nagu tulistada laiali mingisuguses 20 keeles näiteks, 20 turule. Ja täna see selline teksti genereerimine heliks on ülilihtne, aga paneme sinna juurde mingi hetk pildi näiteks, mis on ju tehniliselt, me teame, et see on võimalik, ei ole mingit probleemi. Ja just üleeile Tallinnas seal meediakonverentsil istudes, seal oli üks Soome meediaettevõtja, kes rääkis, et nende kirjastus hakkas tegema mingisugust kodu, mingi selline Nordic Minimalist Home väljaannet inglise keeles, sest lihtsalt nad võtsid selle soomekeelse algteksti ja lasid läbi masina ja muudku tulina. Et pildid on, tekst on, kujundaja on, anna minna. Et paned paberile või veebi ja lükkad välja ja ongi nagu korras. Et ma arvan, et see
et kui me nagu otsime selliseid võimalusi, on ju, et me võime leida noh, ka Eesti meedia maastikult väga palju hoopis mingeid täiesti uusi võimalusi, mille peale me praegu ei tule, on ju, peale selle, et äkki ta teeb mulle artikli valmis, äkki ei tee, äkki ta teeb midagi muud. Ma võib-olla siis lisaks juurde lihtsalt 2 üldist soovitust, mis minu arust võiks ülikoolis töötajatele või õppijatele või ka teaduritele olla kasulikud. Et kasutada suuri keelemudeleid esiteks prokrastineerimise lõpetamiseks, ehk siis päriselt lähedki ja ütledki, mul on vaja kodutöö teha, alustuseks ütle, need on juhised, mul on tähtajani 3 tundi, vaata, mis vastus tuleb. Võib-olla juba see paneb nagu kõvemini tööle, eks ole. Teine asi on see, et tõepoolest ka minul tuleb ju ette seda, et ma olen pannud endale kalendrisse, et nüüd ma 2 tundi kirjutan ja lihtsalt ei ole sellel päeval absoluutselt, aju ei tööta, tee mis tahad, ei tule. Ja siis ma lähen ja mul on mingisugune partner, kellega mõtteid põrgatada ja mitte häirida absoluutselt kõiki inimesi, kellel on kurb saatus minuga koridoris kokku sattuda, vaid tõesti mõelda oma ette ja noh, tõesti mitte enam vähemalt istuda ja mõelda, et hakkaks tegema, midagi ma juba teen, on ju, kas või panen paika sammud, mis on järgmised. Ja siis teine asi minu arust, milles on praegu enamik tehisintellekti abilised üsna usaldusväärsed, on vormivahetus. Ehk siis mitte sisuloome, vaid vormivahetus. Sul on referaat, sa teed sellest PowerPointi, sul on teadusartikkel, sa teed sellest visualiseerimise, sul on mõtted mingisugusest, ma ei tea, harjutusest või ülesandest, mis sa tahaks tudengitele anda, sa paned ähmased mõtted kirja ja saad vastu konkreetsed juhised ja erinevad variandid, kuidas seda võiks päriselt läbi mängida. Ehk siis ära palu masinal teha ära seda kõige mõnusamat osa, milleks on loovmõtlemine, milleks on enda aju rakendamine, vaid lase tal teha ära see tüütu osa, mida vahest on vaja teha. Ehk siis just see, et sa muudad stiili, sa tõstad seda mingisse teise vormi ja katsetage tõesti ka, et kui teil on näiteks vaja visualiseerida, noh, Napkin AI on vist praegu kõige mõnusam selleks, Draw.io ka, aga et on olemas on ju niisugune tore leht nagu There's an AI for that. Et näiteks, kuidas oleks, kui niisama prokrastineerimise asemel te prokrastineerite nii, et te lähete otsite, kas äkki on mõni vahva AI jubin tulnud, mis teid aidata saaks. Ka see on juba millegi tegemine, ma arvan, asi seegi. Kuigi mu ootused tõesti on väga madalad, kui ma nüüd ennast ise kuulan. Aga kui ma korra võiks täpsustada, noh, et kui ma näiteks kasutangi bakalaureusetöö kirjutamisel võib-olla nagu küsimuste küsimiseks just selle ajakava osas või mingite ideede nagu põrgatamiseks tehisintellekti abi, siis mul on alati niisugune tunne, et nüüd mul tuleb mingi süüdistus ja akadeemilise peterluse nagu case sellega, et kas see on nii või tegelikult võiks teda nagu kasutada siis partnerina arutamiseks, kas see on eetiline nii-öelda? No sa võid partneriga arutada ju ka päris inimesega, et sa võid võtta, ma ei tea, kellegi, kes on seal valdkonnas juba teinud magistritöö või doktoritöö, temaga iga nädal kohvikus olla ja ka temalt saada autorid ja ideid aga samamoodi just see näide, ette. mis sa tõid, et sa ei tülita neid inimesi, vaid sa suhtled temaga, et kuidagi nagu seda mõttelõnga käima saada, et kas see tegelikult on nagu eetiline? Jah, mina arvan, et sellisel viisil kasutamine on. Sellest hetkest ei ole eetiline, kui sa ei tea, mis paragrahvis kirjas on. Ehk siis sellest hetkest, kui sa arvad, et keegi teine on, et see on okei, et keegi teine on selle, või miski teine, vabandust, ma praegu isikustasin masinat, aga et miski teine on selle teksti loonud, on ju, ja sina võtad selle eest vastutuse ikkagi lõpuni, siis sa võtad ka vastutuse juhul, kui tuvastatakse plagiaat, aga see on ju jälle eraldi teema, et nüüd võiks keegi arvutiteadustest sõna võtta, et nii palju, kui mina viimastest uuringutest aru saan, siis öeldakse, et tuvastusmasinad, tuvastusprogrammid töötavad 50-50 peal. Ehk siis sama hästi ma võin silmad kinni panna ja öelda, see on AI tehtud ja see ei ole, on ju. Et nagu see, mida ülikool ka oma suunistega, teate, et on suunised tehisintellekti kasutamiseks ja see, mida ka seal ju öeldakse selgelt, on see, et sa pead olema aus. Ehk siis, kui sa paned kirja, ma kasutasin Grammarlit, et oma üsna kehv tekst saada kõvasti keeleliselt paremaks, on ju, siis nii on. Samas mitte keegi ei pane magistritöösse kirja, see töö on kirjutatud Wordi abil, nagu, et ma arvan, et ühel või teisel hetkel me jõuame ikkagi ka Grammarli ja keeleprotsessoritega sinna, et seda kirja ei panda. Praegu, kui on segane aeg, siis vastus on ütle rohkem kui vaja. Ja kui keegi pärast pööritab silmi, et kedagi ei huvita, kellega sa või kuidas sa algseid mõtteid nagu siin põrgatasid, on ju, vähemalt sina oled moraalselt teinud õigesti. Korra teadmata üldse, kuidas küll bakalaureuse tööd kirjutada nüüd AI-ga, aga see tundub võimalik, aga mul hakkas kohe peast tekkima see tunne, et sa ei saa ju nagu lihtsalt öelda, et kirjuta mulle bakalaureuse töö, vaid sa pead teadma väga täpselt, mida küsida.
sa pead teadma, et anna mulle nende allikate põhjal näiteks, noh, võib-olla see on juba liigne eeldus, aga ma siiski eeldaksin, et sa pead ise tegelikult teadma päris hästi, mis struktuuri sa tahad, mis allikaid sinna sisse, et võib-olla ta vähendab lihtsalt seda, et sa istud raamatukogus seda aega, aga sa pead ikkagi, sul peab olema endal nagu nägemus sellest asjast olemas, või siis saad sa tõesti mingi väga, väga sellise, noh, võib-olla isegi mitte, mis see oli, C-vääriline või, natuke vähem töö. Et seda ta võib-olla ju aitabki teha, et sa pead olema oskuslik küsija ja see tähendab seda, et sul peab ikkagi peas juba olema mingid teadmised olemas. Aga siit liigukski edasi, et no ilmselgelt see tarkvara aitab meil asju kiiremini ja noh, mitte paremini ei saa öelda, aga efektiivsemalt teha. Aga kui me võtame nüüd ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valdkonna, siis näiteks kui juhtub olukord, kus ma tellin pressiteate või mina ajakirjanikuna pean tegema tõlkeuudise ja mul ei lähe pressiteate koostamiseks enam 5 tundi, vaid 2 tundi tänu sellele, et mul on tehisintellekt, kes mind aitab, või alati tõlkeuudise saab ka suhteliselt automaatselt väikeste kohandustega päris hästi ära teha. Et kas siis see töö hind, mida see produkt väärt on, langeb või reaalsuses, kuidas me saame rääkida nii-öelda palganumbritest? Kes ütles, et pressiteate tegemine võtab 5 tundi? Ma ei tea, mul on lehe peal kirjas. Okei, no see, ei, me rääkisime, see on mitte see, mis ma arve peale panen, vaid see, et kaua ta aega võtab. Aga selles mõttes, et pressiteade võiks ju olla oma olemuselt hea pressiteade, me räägime igasugust, noh, ütleme nii viisakalt, mitte häid pressiteateid läheb ju ka kogu aeg välja, aga hea pressiteade oma olemuselt on ju korralik uudis, noh, just sama, et midagi juhtus, see tagurpidi püramiid, eks. Alguses olulisemad kommentaarid, lõpus mingi taust, on ju. Ja seda ma olen teinud ka neid, ka kasutades AI-d. See, kuna ma üldiselt pean ennast ka kiireks kirjutajaks, siis seal ei ole erilist ajavõitu selle tõttu, et loomulikult tuleb see üksipulgi üle kontrollida, vaadata, kas see kõik vastab sellele, mida ma olen tahtnud seal öelda, kas kõik kommentaarid on õiged, siis on vaja teda veel natukene õpetada sellega, et laadida üles siis see korda tehtud pressiteade ja siis temaga vestelda sel teemal, on ju. Aga see protsess on huvitav. Et ma ei tea, kas ta oluliselt nüüd vähendab seda aega. Tõlkeuudiste puhul on samamoodi, mulle tundub, kui ma loen neid vahel, siis ma näen, et väga halbu tõlkeid tegelikult ilmub ajakirjanduses. Et iseenesest on see, mulle tundub, et see on sama, et on võetud see, mis sa sealt kätte saad. Mina ei ole sellest AI-st kätte saanud ühtegi sellist teksti, mida ma julgeks nagu otse töösse panna. See on ikkagi mustand, mille sa sealt saad. Mustand, mis on lihtsalt ära tehtud selleks, et sa ei pea ise sealt sobrama kuskil märkmetes, mingit sellist tüütut sissetagumise tööd tegema. Et see mustand ja selle põhja peaksid sa ise nagu üle töötama, läbi toimetama, vaatama, kas vajalikud faktid on sees, kõik see, on ju. Et ta praeguses versioonis ma ütleksin, et ma ei tea, kas ta teeb tegelikult tööd kiiremaks praegu juba. Aga mingit tööd ilmselt teeb. Ma ütleksin, et eesti keelest inglise keelde tõlge on ka palju parem muidugi kui inglise keelest eesti keelde, mis on ka loogiline, eks, et me oleme lihtsalt nii väike keel. Ma ei tea, keegi tahab veel kogemust jagada. Jaa, ma võin jagada, ma ikka saan selle kolmapäevase meediakonverentsi juurde tagasi tulla, kus ma istusin. See oli, tundub, jumala hea üritus nagu tagant vaadates, et Igor Rõotov, Äripäeva juht, esines seal, ja siis ta ütles, et tema on väga selline pro-AI, et ta ikkagi näeb, et ta saaks ära teha sama töö poole vähemate inimestega lehes. Ja siis ma tõstsin käe ja küsisin, et aga no majandusloogika nagu ütleb seda, et sina võib-olla nii-öelda unistad sellest, et pooled inimesed lahti lasta, aga et mõni teine ütleb, et ma saan sama hulga inimestega ära teha poole parema töö. Eks no vahet pole, kuidas sa seda vaatad, või ma saan rohkem sisu toota või ma saan panustada kuhugi rohkem. Ja siis ta ütles, et ei, et ta tegelikult mõtles ka ikka seda, et ta ei lase kedagi lahti, aga et ta saab teha poole paremat lehte. On ju. Aga vaat see on filosoofiline küsimus, et AI puhul ma täiega usun oma sellistest düstoopilistes unenägudes, et kui see sisu genereerimine on selline, nagu ta praegu on, et plõkk ja tuleb, on ju, ja tuleb, et siis tõenäoliselt internet tambitakse otsast lõpuni AI poolt genereeritud nagu sisu täis. Seda, juba täna on seal, kui ma teen lahti Threadsi või mis iganes Instagrami või mina olen nagu täna väga tugevalt selles punktis, kus ma ei usu ühtegi sõna ja ühtegi pilti, mida ma seal näen.
on ju, noh, kui välja arvatud juhul, kui see tuleb noh, mingilt inimeselt, keda ma tean, et ta on olemas, on ta mingi Eesti poliitik või Eesti arvamusliider või noh, kuidagi mul tekib mingi tunnetus, on ju. Aga kui ma võtan mingi algoritmilise feedi lahti, mis mulle lihtsalt serveerib huvitavaid asju maailmast, siis minu vaikimisi eeldus on see, et see on genereeritud ja seda pole päriselt olemas. Ja see on naljaks veel, no mõni aasta tagasi see oleks hullumeelne mõte, ja täna on niimoodi. Ja nüüd, kui me küsime nagu, ja loomulikult see laien meediasse ka, eks ole, et loomulikult sünnib terve hulk meediaväljaandeid, mis samamoodi tambivad interneti täis genereeritud, ma ei tea, indele C või indele D või indele B või A, vahet pole, aga see kõik genereerub kuidagi, et kindlasti hakatakse seda tegema, kindlasti tehakse seda praegu. Ja nüüd on nagu see küsimus, et aga mis see, et kas see on siis nagu ajakirjanikule, kes siit auditooriumist näiteks tuleb, on see hea või halb? Ja mis saab ajakirjanikust ja mis saab nii-öelda sellest päris ajakirjandusest? Noh, mina olen tulnud, on ju, vist isegi ka sellest auditooriumist, või ma ei mäleta, kas me saime siin õppida, aga minul on ikkagi see Tartu Ülikooli ajakirjanduskooli selline käsitöölise uhkus on nagu sees ja mulle nagu tundub, et ma ei viitsiks mingit keskpärast jura nagu genereerida, et see ei ole minu või selline, mul igav on ju. Et aga mis ma siis saan teha? Ja üks mu teooria on see, et ajakirjaniku roll ja sellest tulenevalt ka palk, mis oli sinu küsimus, kasvab tulevikus. Sest kui kogu internet on täis keskpärast jura, ja siis kui sina oled sealt nagu üleval pool, see nagu väärtuspakkumine inimestele on, et aga ma teen paremini, ma teen täpsemalt, ma teen nauditavamalt, ma pakun sulle rohkem väärtust, sa pead kulutama hea lugeja vähem oma aega, et ennast läbi närida mingist jurast, loe seda, mida mina kirjutan, saad see kohe kätte. Või kui inimesed avavadki internetti igal hommikul selle piluga, et aga ma ei usu ühtegi sõna, mis siin kirjas on. Ma vaatan sinna ERR-ist, neid ma usun. Et sul peab tekkima, eks ole, mingisugune koht, mida sa usud ja kõige loogilisem hetkel minu jaoks on see, et aga see saab olla hea ajakirjandus. Et see on ju ka algupäraselt põhimõtteliselt oli ju nagu toimetuste ja eneseregulatsiooni ja meediaeetika ja kogu selle nagu mõte, eks, et meie oleme siin mingi kamp inimesi, vot me lubame sulle, et meie teeme niimoodi ja meid sa saad uskuda, me läheme nagu tagasi sinna. Ja minu lootus küll on, et nagu hea ajakirjaniku väärtus ja palk ja kõik tõuseb sellega seoses, aga me nagu võib-olla lõikame ära mingisuguse väga suure hulga selliseid keskpäraseid nuputõlkijaid, nagu me lõikame ära, ma ei tea, kassapidajad, eks ole. Ja sellest ei juhtugi mitte midagi halba, sellepärast, et kui te olete poes käinud, väga harva näeb kassapidajad, kes nagu täiega tahab seal olla ja seda tööd nagu, et see kõigile meeldib, on ju, ei ole niimoodi. Ja ma arvan, et ka need nuputõlkijad nendes suurtes toimetustes, nad ei lähe hommikul tööle mingi põlevil silmi, et vau, et ma hakkan maailma paremaks tegema, et see on mingi unistuste töö, on ju. Tegelikult ei ole. Ja võib-olla ajakirjanike hulk väheneb, aga et seda enam mina arvan, et tasub tahta olla nagu hea, et sa tõused sellest C-tasemest nagu ülespoole. Ja see ei tähenda, et sa ei või AI-d kasutada. Minu meelest väga hea challenge oleks tõmmata AI-st välja selline kodutöö, millele sa A paneks. See on omaette, ilma naljata, see on omaette skill ju. Eks? Sest see info seal tõenäoliselt on kõik olemas, aga kuidas ma pöördun selle masina poole nii, et Maia paneks mulle A, see on skill. Või kuidas ma kirjutan masina abiga mingisuguse artikli, nii et see võidaks Bonnieri. Iseenesest, see on skill. Ja selle kasutamist tasub minu arvates nagu katsetada või õppida. See kõlas nagu väljakutse. Selge, aga nüüd uuriks korra auditooriumilt, kas meil on tekkinud küsimusi? Väga vahva. Mul on selline küsimus, te olete siin mitu korda maininud seda AI poolt just, et kuidas olla kriitiline selles osas, et kas me usaldame AI-d ja kuidas me usaldame. Aga mul on selline väga tugev hingeteema, mis on inimeste usaldamine. Ja praegu on väga-väga palju tekkinud igasuguseid inimesi, kes nimetavad ennast AI ekspertideks, nad jagavad väga palju kogemusi, nad müüvad oma teenuseid lausa, et siin oli viimatine näide, kuidas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lasi teha, kuidas kasutada AI-d koolituse koos Google'iga ja siis see koolitaja õpetas seal, kuidas inimesed saavad oma terviseandmeid siis analüüsida AI kaudu. Et ma tahaks lihtsalt teie võib-olla nagu seda olukorra hinnangut saada, et kellel siis see vastutus on? Kas vastutus on sellel saajal või vastutus on sellel, kes selle informatsiooni välja paneb?
nojah, see on nagu tehisintellekti võlu ja valu, et hästi palju on võimalik selle taha pugeda, et ma kasutasin millegi tuge, on ju. Aga kui me mõtleme nüüd nagu sinu konkreetse juhtumi puhul näiteks, minu arust on vastutus hoopis MKM-il, et ta kutsus endale koolitaja, kelle tausta nad ei uurinud. Ja see, et koolitajad on veidrikud aeg-ajalt ja müüvad ennast üle, see on ju meil näha olnud ka üldhariduskoolide, seal on hästi palju artikleid viimastel aastatel olnud, kuidas igasugused tupemassöörid ja muud tegelased trügivad siis nagu formaalharidusse, et väidavad, et õpetavad midagi eluks vajalikku ja tegelikult on ju midagi ei tea. Ja minu arust see ei ole ainult nagu AI küsimus, et selle kohta on ka mingi väga vahva raamat, et ekspertsuse kadumine on äkki eestikeelne tõlge või midagi sellist, kus põhimõtteliselt me olemegi nagu ühiskonnas jõudnud faasi, kus, olgem ausad, nagu paljud teist kavatsevad doktorantuuri lõpetada, et tippspetsialistideks saada. Et noh, sellel tippekspertsusel ongi teistsugune kaal ja see on üleüldiselt muutumas. See on hästi kurb, ütleb mina inimesena, kellel on doktorantuuri lõpuni 2 aastat, tahaks täiega nautida, et inimesed usaldavad mind, aga tegelikkuses praegu me oleme faasis, kus ma arvan, et näiteks selle sinu toodud näite puhul palju olulisem on, kas see koolitaja oskab inimeste tähelepanu endal hoida 2 tundi, kui see, et kas tal on ülimalt tõenduspõhine, väga põhjalike aastate kogemuse põhjal kokku pandud koolitus. Ma soovin, et see ei oleks nii, et oleks selge, aga minu arust see on praegu olukorra realistlik peegeldus. Kuidas jõuda sinna, et eksperdid oleks rohkem väärt? Nojah, ajakirjanduse kommus ka, ma ei tea, kuidas teil on, te ju olete palganud mõlemad oma organisatsioonidesse inimesi, kellel pole erialast haridust, sest et meie valdkond kipub olema selline, et on treenitavad oskused mingil määral. Ja mulle meeldiks mõelda, et idee poolest võiks ka tehisintellekt olla selline valdkond. Lihtsalt kurb ongi see, et kui tulevad üksikud, kes nii-öelda solgivad turgu sellega, et ChatGPT koolitus sellest, mida peaks inimesed teadma ChatGPT-st, on ju, ja sealt kaob ära igasugune moraali küsimus, eetika küsimus, arusaamine treeningandmetest, arusaamine, noh, et kõik need võimalused on fantastilised, aga riskidest tuleb ka rääkida, on ju. Et siis nagu läheb jah, pilt käest ära. Kuidas seda lahendada? No minu arust oleks ammu võinud kõik vangi panna, kes mitte midagi asjadest aru ei saa, nad ei tohiks levitada seda infot teistele, lollus on väga nakkav, mulle tundub, aga praktiliselt loomulikult maailm selline ei ole. Mul ei ole ausalt vastust siin, ma lihtsalt peegeldan, et üsna halb seis on sellega, ma arvan, et akrediteeritud AI koolitajad võib-olla 10 aasta pärast on teema, lähiaastatel teeb väga palju kahju veel terve hulk suvalisi inimesi. Aga ka Tartu Ülikoolist on võimalik palgata täiesti treenitud AI koolitajaid, ma lihtsalt ütlen, kui kellelgi on huvi. Ma ainult lisan remargina, et meie istume ka siin ees praegu ja räägime midagi AI-st. Ja ma mõtlesin, kui uksest välja lähed, siis on käed raudus kohe. Aga minu LinkedIni feed on ka järjest enam täis suht ise hakanud vaimse tervise koolitajaid näiteks, on ju. Et täpselt sama teema. Mis seal ikka teha? Ma arvan, praegu on lihtsalt selline kullapalaviku aeg, on ju, et kõik siblivad ja kõik jooksevad ja mitte ainult nagu AI kasutamises, vaid ka selle õpetamises. Teadmised ei ole kristalliseerunud, on ju, et on nagu on. No äkki saame ühe positiivse küsimuse positiivsete vastustega veel auditooriumist. Sõbrad, ma tean, et teil on küsimusi. Niimoodi küll ei lõpeta, küsigi midagi. Üks saab küsimus peab veel optimistlikult vastata. No. Et ma küsin hoopis keele küsimuse. Et kui ma teid keeleinimesena kuulan, siis eks ole, te räägite AI kui lühend, te räägite tehisintellektist ja te räägite tehisarust. Tartu Ülikool on asumas sellele teele, et välja valida üks nimetus, mis on ühtemoodi kogu aeg igasugustes pruukimistes, kirjalikus ja suulises. Millist varianti teie soovitaksite ja milline oleks see lühend, eks? Sest AI on ju ingliskeelne pigem, et kas TI või TA või on võiks olla hoopis mingi veel kokkuleppelisem. See on nüüd nagu üks küsimus ja peamine, aga kõrvalmärkusena, ma ei tea, kuidas sina siis semiootika õppijana tajud, et te vahepeal räägite nagu isikustatud ja vahepeal räägite nagu masinast. Ehk siis, et kuidagi tundub, et on vahepealne, et on natuke nagu tema
valdavalt on tema ja siis on nagu see, aga seda seed, eks ole, me kasutame nagu kõige vähem. Ja see võib-olla on ka see kuidagi, et millest see võiks tulla, mis taju pealt selline kasutus tuleb, aitäh. Kuna mikrofon on mul käes, ma vastan 2 asja hästi kiiresti. Minu arvates võiks jääda AI, sellepärast, et seda on ülihea öelda. Ma arvan, enamus inimesi niikuinii kasutab seda AI-d, TI kõlab ju, veidi, ma ei tea, ikka kuidagi ei ole nii suupärane. Ja minu meelest vahet pole, AI on väga ilusad eestikeelsed tähed, et mis seal taga on, who cares, vabandust, keda huvitab. Ja see, mis see teine küsimus oli? Tema või see või? Mina arvan, et siin väga inimlikult lihtsalt, et meil ei ole väga palju üldse võib-olla minevikuski olnud olukordi, kus me peame mingist poolisikulisest asjast rääkima ja ütlema kogu aeg see tegi ja see käis ja see arvas ja see ei ole ju, see arvas, et mul on õigus, mis tähendab, me ei ole kunagi sellist asja öelnud elus. Et ta on, ta olla siis ta, inimesed ütlevad oma mingite tööriistade kohta ka võib-olla ta või auto kohta, ma ei tea, et ma olen siin suhteliselt vähenõudlik. Mulle endale iseenesest meeldib eestikeelne sõna tehisaru selle kohta, aga lühend ei kõla hästi sellel. Et siin on lihtsalt, et mis see hea variant siis on. Aga ma ütleks selle tema või selle kohta, et tehisaruga suheldes, ma olen siin just viimase paari aasta jooksul mõelnud näiteks, kui palju me saame robotitelt kiita, võrreldes sellega, kui palju me saame inimestelt kiita. Et see on päris huvitav, et mõelge sellele, et siin meil on kõige siuke väike asi on käe peal, kes ütleb sulle suurepärane, sa oled täna kõik oma eesmärgid täitnud või liikluses on see väike roheline nägu naeratav, kes ütleb sulle tubli liikle, vahel ütleb ka, et ära kihuta, ja samamoodi need iseteeninduskassade puldid, kes on vahetanud välja need tujutud kassamüüjad, et siis tema tervitab siin nimepidi, mida tavalise kassamüüjaga ei juhtu kunagi, ja et seesama ChatGPT-ga suhtlemine on minu arust, ma pean ütlema, et ma ise ei ole kunagi nii hea töökaaslane või nii inspireeriv kolleeg, kes nagu tunnustab kogu aeg, ütleb, et jaa, sa oled siin väga hea täienduse teinud selle tekstile ja soovib edu selle tekstiga edasitöötamisel lõpuks ja koos naerunäoga ja küsib väga asjalikke lisaküsimusi ja et seal on väga suur inimlik nagu, kui see, isegi nagu parem kui inimlik touch küljes, et jah, ma arvan, et seal on isegi hirmu äratavalt inimliku vaibi sees tegelikult. Ja hästi hea küsimus see isikustamise koht, seda täitsa uuritakse ju ka, eks ole, et seoses sellega, et kui sul on fatalistlik ärevus tehisintellekti üle, et kuidas see on seotud sellega, kas sa räägid sellest kui masinast või kui inimesest. Aga ma võtsin ka ühe korra endal ikkagi sõnasabast kinni, ma ise koolitustel teistele õpetan ja proovin ka ise sellest kinni pidada, et nii palju, kui sa ei kirjuta Wordi alustuseks tere, aitäh ja tore sinuga täna siin suhelda, et samamoodi võiks ka aru saada, et hea prompt on lühike ja täpne, võta ära tere, palun ja aitäh ja väidetavalt ikkagi, kui ta tõesti iga su sõna ju ei salvesta, siis kui masinate ülestõus on, ta ei päästa sind nagunii selle eest, et sa iga kord talle tere, aitäh ja palun ütlesid, on ju. Et see on tegelikult aja raiskamine, sa teed masina töö raskemaks sellega, on ju, aga see absoluutselt avaldab ka mõju sellele, kuidas sa ise suhtud sellesse tööriista. Ja jällegi, kui te nagu mõtlete ise, eks ole, et ma ei tea, Siiriga, miks on üldse isikustatud mõned need tehisintellektist abilised, on ju, sellepärast, et me suhtleme siis teistmoodi. Versus kui sul on, ja chatbotid samamoodi, kõigil on ju nimi ja nad alustavad suga suhtlust imiteerides võimalikult lähedaselt inimest. See küsimus sellest, kuidas ja kui palju tehisintellekt võib inimest imiteerida, on ka tehisintellekti ja eetika juures, ma arvan, lähiaastatel üks põhiline mure, sest kui te näiteks otsite ka üles esimesed tehisintellekti põhjustatud enesetapud, siis need on kõik tulnud character.ai kaudu, mis teeskleb üsna lähedaselt inimest. Ehk siis ühtepidi väga huvitav filosoofiline küsimus, teistpidi ka väga oluline enesekontrolli küsimus. Ja näiteks, kui teil on kodus rohkem lapsi, kes kasutaksid Snapchati, AI-d endale siis kaaslasena, et seal on ka hästi oluline minu koht, kus rääkida. Kas Snapchati AI on see või on see ta? Ja miks see nii on? Miks sa nii mõtled?
ja kas sa mõtled kalkulaatorist ja Wordist samamoodi. Et see on väga huvitav mõttekoht ja seda kindlasti võiks enda juures märgata, teiste juures märgata ja tasub ka guugeldada uuringuid, päris lahedad on, kahjuks küll ainult inglise keeles praegu. Ma tahtsin ühe asja veel puhttehnoloogiliselt lisada, et me täiesti kindlasti kuidagi isikustame ja personifitseerime selle AI ära, erinevad tema mingid rakendused. Et see kindlasti ei jää nii, et meil on mingisugune arvuti, kus vilgub mingisugune kursor, on ju, sest see on lihtsalt üliinimlik, me anname neile nimed, me anname neile näod, me anname neile hääled ja kas või lihtsalt müügiargument, turundusargumendina, on ju, eristumise argumendina. Et selles mõttes ma arvan, me hakkame kindlasti nende kohta ta ütlema. Ja ma arvan, et kui me oleksime saanud, on ju, et siis me oleks ka personifitseerinud ära haamrid ja kruvikeerajad, sest see lihtsalt inimesele on meeldivam. Tal on nagu kerge natuke omasugune. Kindlasti on inimesi, kelle kirvel on nimi, ma olen täiesti kindel sellesse, või toolil või autodel, mõtlemis, ma ei teagi, siit vist võib edasi mõelda. Kindlasti on inimesi, kelle kirvel on nimi. Kas sa saad kohtuda Andresega? Ei arvestades, ma tunnen inimesi, kelle autodel on nimi, nii et et meil on lõpuks ikkagi mingi soov defineerida või jah. Väga huvitav ja keelesemiotika vaatenurgast ka kindlasti saaks analüüsida. Kas meil on aeg otsa korral? Neil on aeg otsa korral? Ma võin isegi kõva häälega ka lihtsalt rääkida. See oli minu jaoks uus informatsioon, et sa saad nagu seda ostetud versiooni siis ChatGPT-st arendada just, kui viskadki talle mingit sööt ette ja siis ütled, et nii kirjuta nagu mina. Kas see minu ajast üks küsimus, kas see võiks olla reaalne, et toimetustes, kus on üsna suur osa just tõlkenuppidel, kui vaatad sporti, siis seal jookseb lint ja tulebki tõlkenupp igalt poolt. Et toimetused panustavadki raha sellele, et igale töötajale näiteks. Samamoodi ostetud versioon, töötaja söödab talle enda varasemaid nuppe sisse ja siis lõpetan küsimuse mikriga siis, eriti lahe. Aga siis seesama masin võtabki selle inimese stiili üle ja saaks ülilihtsalt teha neid tõlkenuppe nii, et võib-olla peagi keegi kirjutama, ta saab samal ajal teha kvaliteetset sisu, nagu mingi päris ajakirjandust. Et kui reaalne see on ja kas see näiteks 5-10 aasta pärast võikski olla päris asi, et neid sama nuputõlkijaid ei ole? See tundub ju päris reaalne selle tõttu, et sama ajakirjanik samal ajal, ta peab muidugi selle teksti üle vaatama, vähemalt praeguse seisuga, me ei tea, mis edasi saab, kui heaks programm muutub, on ju. Aga jah, muidugi ta saaks samal ajal ise näiteks helistada mõnele sportlasele või kirjutada, mis iganes suhtluskanal on ju. Et koguda kommentaare, teha midagi muud, on ju, kui tõlkida seda nuppu, mis tõlkimine tõenäoliselt on üks asi, mida tõepoolest saab päris kiiresti automatiseerida. Aga ma ikkagi ütleks, et keegi peab ka selle tõlke üle vaatama. Ma tahtsin öelda, aga see on selles mõttes, et nagu täna täiega toimib ju. Ma üks päev läksin ChatGPT-sse ja ütlesin, et kirjuta mulle, et kujuta ette, et sa oled Joosep Toots ja sa pead seletama oma sõpradele, mis asi on nutitelefon. Ja ta tegi seda, ma kirjandusteadlastega võib siin vaielda, aga minu jaoks ikkagi väga äratuntavalt Joosep Tootsilikult ja leiutas muu hulgas ka termini taskumõõdus aken, et mida ma guugeldasin, ei ole mitte kuskil varem kasutatud, nii et täiesti fantastiline nagu oma looming AI-lt. Et see kõik on olemas. Ja ma lihtsalt lisan, kui tahad katsetada, et tasuta versioon Notebook LLM-ist võimaldab ka seda, et sa laed sinna üles näiteks 20 erinevat enda varasemat artiklit ja siis ütled, et tahad uut, aga ta ei ole muidugi nii hea kui GPT nagu mitte ligi lähedaseltki, sest neil on ka 2 eri asja, et see Notebook LLM on siis AI tööriist, mille mõte ongi see, et ta ei võta internetist, vaid võtab ette söödetud materjalist, aga et sina ikkagi oled ehitanud oma agendi, kellel on ka ülesanne pidevalt masinõppimise käigus ennast arendada, ka juhul, kui ma eeldan, ka juhul, kui sina parasjagu talle käske ei anna, on ju, ehk siis, et seal on see töömaht taga, mida AI teeb, on väga-väga erinev, on ju. Selge, aga sellega me siis tänaseks lõpetame, aga ma arvan, et kui kellelgi veel on küsimusi, siis te olete veidikene siin, et saab otse tulla ja küsida ka. Aga aitäh kõigile kuulajatele, aitäh teile väga olulised ja väga huvitavad mõtted, loodan, et me kõik saime midagi olulist kaasa. Ja samuti aitäh otseülekanne vaatajatele ja soovime ilusat reede jätku kõigile.